Eestis ei saanud magada, sest ei olnud raha. Siin ei saa magada, sest ei tea, kui raha ära panna. ei, seal ma sain olla vist äkki 2-3 kuud ja siis üks päev ma ärkasin haiglas. jah, et sa päeva lõpus ju tahad ikkagi ju saada, et sul on lapsed, abielus, kuskil maja, kõik on ilus ja tore, vaata. Mis ma olen ise näinud siin naljakas, et osad tulevad ja et nagu nad ei, nagu vahepeal tundub, et nad nagu töötaks üksteise vastu kuidagi, et lähevad välja, ostavad midagi ja siis pärast jagavad rahasid, et kuule, et ma ostsin sulle selle ja sa ostsid mulle selle ja näe, vahe on $50, kanna mulle $50, vaata. Siis ma ütlen, et võiks ju nagu ühine rahakott olla, et mis seal siis nagu päeva lõpus on, vaata, mis sul nagu eesmärk siis on, et kas sul on nagu eesmärk üksinda rikkaks saada või sul on üks eesmärk nagu koos rikkaks saada, et võiks nagu aru saada, sest et töötate nagu tiimina ühe asja poole, vaata. Et see, et ta kodus süüa teeb ja riideb peseb asju, et see on sama oluline kui see, et ma käin tööl ja raha teenin, et nagu see ei oleks minust aus öelda, et kuule, ei, see on minu raha, et vaata ise, kus hakkama saada. Keegi kuulab, kes mõtleb täiega, et tahab ka tulla Aussi ja alustada enda mingi ehitusettevõtet ja hakata nii-öelda nagu ka mehi kas siis välja rentima või enda alla nagu võtma, et mis oleks mingid need esimesed asjad, mis ütleksid, et nagu, et make sure you do that.